raadio kuulajad. Jälle on nädal möödunud ja käes laupäev. Ja kui on käes laupäev, siis on ka eetris Nõmme raadio saade Jutud elust enesest. Oleme sagedusel 99,3 MHz ja minu nimi on Harri Raudvere. Nii nagu ma eelmises saates lubasin, jätkan täna meie ajastu suurima ja küünilisema vale kirjeldamist, mis on muutunud maailma. Ja mitte, et oleks ainult muutnud, vaid muudab seda ka jätkuvalt. Kui jälgida selle hiigelvale tagajärjel toime pandud, siis tuleb ehedalt meelde omaaegne, imperialistliku ühiskonna eliiti iseloomustav käitumisstandardi kirjeldus. See kõlas umbes nii. Kui imperialist haistab 5% kasumit, siis on ta valmis kuriteoks. Aga kui kasum võib küündida 10%-ni või veel enamgi, siis ei põlga ta ära ka sõda, millega kaasneb tuhandete või miljonite rahulike elanike hukkamine. Tuletan veel kord kõigile raadiokuulajatele meelde, kes juhtuvad seda saadet kuulama, et minu poolt avaldatavad seisukohad peegeldavad minu vaateid ja tuginevad minu veendumustele. Ja tänu täna veel eksisteerivale sõnavabadusele ongi võimalik nendest asjadest rääkida täpselt nii, nagu ma aru saan. Ja täpselt nii, nagu minagi aru saan, saavad nendest asjadest aru tuhanded tavakodanikud, aga mitte valitsevasse klikki kuuluvate seisuste ning poliitilise eliidi esindajad. Aga et nad seda ei teaks, seda ei saa kindlasti öelda, pigem vastupidi. Nad teavad, vägagi hästi teavad, aga väljapaist ei ole kasulik, sest kelle peost oled harjunud sööma, selle laulu ka laulad. Aga eks igal oinal ole oma mihklipäev ja sellepärast võtan ma vaatus alla New Yorgis toimunud sündmused. Just nimelt sellepärast, et see oinapäev saabuks kiiremini ja järjest suurema hulga inimeste silmad avaneksid. Silmad avaneksid ja häbitud valed, millega Ameerika Ühendriikide imperialistlikust ideoloogiast läbi imbunud administratsioon meid rõhub ja kütkes hoiab, muutuksid olematuks. Aga kõigest järjekorras. 11. septembri hommik oli New Yorgis ilus ja päikesepaisteline. Inimesed ruttasid tööle ja kõik tõotas igapäevast tavalist rutiini. Rutiinset tööd tegid ka Prantsuse filmimehed, kes olid filmimas dokumentaalfilmi New Yorgi tuletõrjujate tööst. Kui samal hetkel lendas üle nende peade madallennukul suure mürinaga reaktiivlennuk. Kaameramees suunas oma kaamera objektiivi lennukile ja sai linti arvatavasti ainsa ja harukordse kaadri, kuidas suur reisilennuk rammib pilvelõhkujat. Sellega olidki 11. septembril plaanitud etenduse eesriie rahvale avatud. Enamus meist ei unusta seda, kus me sel ajal olime või mida tegime, kui kuulsime ebainimlikust rünnakust maailma kaubanduskeskusele. Kohe peale rünnakut hakkasid aga pinnale kerkima paljud vandenõuteooriad, mis püüdsid seletada, miks ja kuidas tornid kokku kukkusid. Siin pole vahet ühegi muu suure sündmusega ajaloost. Kas siis John Kennedy mõrvaga või tema venna Robert Kennedy omaga või Martin Luther Kingi mõrvaga või John Lennoni või Oklahoma City's toimunud plahvatusega, mis toimus 1995. aastal. Kõiki neid sündmusi on jälitanud vandenõuteoreetikud, püüdes neid sündmusi seletada. 11. septembriga seoses on olnud palju juttu plahvatustest, mis toimusid tornide läheduses ja nende sees. Mõned nendest teadetest on ka eetrisse jõudnud, kuid ainult korra.
Peale seda, kui lennuk rammis Maailma Kaubanduskeskust, kõlasid eetris sündmust lähedalt pealt näinud naisterahva hirmunud hüüded. See ei olnud American Airlines. Ja nii hüüdis ta korduvalt. Sama kinnitab ka eetris avaldatud teleintervjuu, kus stuudiost pöördutakse oma välireporteri poole. Ma tsiteerin. Meil on liinil Fox Newsi reporter. Kas kuuled? Kas olid küllaltki lähedal, et näha mingeid eraldusmärke lennukil? Ja reporter vastab stuudiole. Jah, kindlasti oli seal sinine logo. Ümmargune logo lennuki esiosas. See ei olnud kindlasti reisilennuk, sest ma ei näinud aknaid külgedel. Ja stuudio täpsustab. Kui see, mis sa ütlesid, on tõsi, siis võis olla see kaubalennuk või midagi sarnast. Sa ütlesid, et ei näinud aknaid. Ma ei näinud mingeid aknaid külgedel. Nägin seda madalalt lendamas. Ma olin umbes kvartali kaugusel Brooklyni metroojaama juures. Ja veel kord, see ei olnud tavaline lennuk, milliseid olen näinud lennujaamades. See oli lennuk, millel oli sinine logo esiotsal ja see ei tundunud kuuluvat siia piirkonda. See polnud õnnetus. Paljud inimesed olid veendunud, et tornide kokkuvarisemise põhjustasid pommid, mitte lihtsalt kahjustused, mille tekitasid lennukid. Ja pealtnägijate otse-eetris antud ütlused räägivad selget keelt. Üks ütleb, kogu ehituse ülaosa lihtsalt plahvatas minema. Ja teine plahvatus ja veel üks plahvatus. Televisiooni reportaažis ütles diktor lause. Meil on nüüd teatatud 4. plahvatusest World Trade Centeris. Ja jälle selgitab pealtnägija. See tundus nagu plahvatus, mida oleme näinud, kui maju lõhatakse. Ja kui reporter küsis, kas oli plahvatus või hoone kokkuvarisemine, oli vastaja seisukohal, et tegemist oli plahvatusega. Ning järgmine väitis, mulle tundus, et oli paigaldatud 2 pommi. Teleekraanilt paistis lennuki detail, mis oli FBI agentide poolt lindiga piiratud. Ja reporter kommenteerib. Me arvame, et see on jupp lennukist, mis rammis World Trade Centerit. FBI on siin, nagu näete. Nad on piiranud selle ala. Nad teevad pilte ja turvavad peale seda tohutut plahvatust, mida me just kuulsime ja tundsime. 24. septembril 2001. aastal avaldas ajakiri People intervjuu 51-aastase tuletõrjujaga, kellel oli öelda järgmist. Me olime esimesed teises tornis peale lennuki kokkupõrget. Ma viisin tuletõrjujaid liftiga 24. korrusele, et evakueerida töötajaid. Viimasel reisil lõhkes pomm. Me arvasime, et ehitusse on pandudki pommid. Tema ei ole ainuke, kes väidab, et ehituses olid lõhkelaengud, mis plahvatasid World Trade Centeris ja selle ümber. Nii räägivad tuletõrjad oma depoos. Me olime 2 kvartali kaugusel ja nägime, kuidas see alla tuli. Korrus korruse järel, põmm. Samamoodi, kui lõhatakse hooneid ajastatud laengutega kuni alla välja. Paljud inimesed andsid tunnistusi selle kohta, et tegu võis olla pommidega. Kuid kas me oleme näinud kokkuvõtet või midagi, mis toetaks nende väiteid? Sest ometi on need välja öeldud seisukohad pärit tuletõrjujatelt ja ametnikelt, kes olid sündmuskohal ja peaksid väga hästi teadma, mida räägivad. Tegelikult oli üks väga huvitav pisike saatelõik, mis läks otse eetrisse CNN-i poolt, kui nad intervjueerisid Tom Clancy't. Ääretult tähelepanuväärne on tõsiasi, et seda näidati eetris vaid korra ja mitte kordagi rohkem. Selles saatelõigus on selgelt näha, et mõlemad tornid on veel püsti. Päike oli just New Yorgis tõusnud ja kell oli 9:30 hommikul. Kaamera vaatab läänest itta ja kaubanduskeskuse tulekahjude suits
liigub Brooklyni suunas ehk kaamerast eemale, kagusse. Kui jälgida vasakut torni alla välja, siis on näha tervet torni peaaegu täies pikkuses. Ja äkki paiskub maapinna lähedalt üles 50–60 korruseline suitsupirl. Selle nägemine põhjustab õigustatud küsimuse. Kui mõlemad tornid olid veel püsti ja tuul viib suitsutornidest eemale, siis millest tekkis see 50–60 korruse kõrgune suitsupilv, mis kerkis sellest samast World Trade Centeri piirkonnast? Seda lõiku näidati vaid ühe korra otse-eetris ja ei korratud enam kunagi, nii nagu ma juba mainisin. Miks meil ei näidatud seda lõiku kunagi rohkem? Ja miks sellele sündmusele pole juhitud ameeriklaste ja maailma üldsuse tähelepanu? See telepilti sattunud sündmus on väga oluline, kuid selle üle pole juureldud, seda pole uuritud, sest see on lihtsa, lennukitega toime pandud rünnakuversiooniga vastuolus. Kuidas saab see suitsupilm tõusta tornide jalamilt, kui kumbki torn pole veel kokku varisenud? Ja huvitav, kas on veel mingigi fototõend, mis võiks näidata seda plahvatust või suitsupilve, mis tekkis põhjas ja läänes World Trade Centrist enne tornide kokkuvarisemist? Kuid eks, kui nad juhtuvadki olema, eks ole needki föderaalagentide poolt kokku korjatud. Nii pealtnägijate arvamused ja tuletõrjeametnike tunnistused viitavad pommidele, lõhkeainetele ja võimalikele laengutele, mis lõhati World Trade Centri kokkuvarisemisel. Kas on mingit põhjust uskuda, et lõhkelaenguid kasutati ka tornide varisemise tekitamiseks või ehitisel number 7? Ehitis number 7 oli hoopiski kõrval asuv hoone, millesse ei lennanud ükski lennuk, aga mis ilma ühegi välise purustuseta üllatuslikult kokku varises. Täpselt nii, nagu oleme seda telepildi vahendusel korduvalt näinud, kui tegu on suunatud ja täpse õhkimistööga. Ütles üks tuletõrjujagi, põmm, ja nii nad alla varisesidki. Ja paljud telereporterid ütlesid, et kui ehitised varisesid, nii põhja kui lõunatorn ja ehitis number 7, tundusid nad varisevat justkui juhitud lõhkamisel. Kuid kõige huvitavama otseintervjuu andis BBC-le Larry Silverstein, kes oli World Trade Centri omanik. Ta ütles eetris: ma mäletan, et mulle helistas tuletõrjekeskuse juht, kes teatas, et nad pole kindlad, kas suudavad tulekahju ohjata. Peale väikest pausi ta jätkas: kohutav inimelude kaotus. Targem tegu oli see lihtsalt maha võtta. See on väga huvitav paljastus. Nemad tegid otsuse hoone lihtsalt maha võtta ja lihtsalt vaadata, kuidas ehitis kokku kukub. Ja nii võetigi välgukiirusel maha Maailma Kaubanduskeskuse hoone number 7, millel oli 42 korrust. Me oleme kõik näinud teles juhitud lõhkamisi, kontorihooneid ja staadione, mis on kõik maha võetud, juhitud laengutega. Sellise asja ettevalmistamine võtab nädalaid. Peab kasutama eksperte, kes analüüsivad ehitise struktuuri, uurima, milliste talade, milliste konstruktsioonide alla tuleks laengud asetada. Siis tulevad lõhkajad ja asetavad laengud paigale, veavad kõik juhtmed ühte kohta kokku, ühendavad need õiges järjekorras ja et lõhkamine toimuks just plaanipäraselt ja alles pärast seda kõike võetakse hoone maha. Kas tõesti üritatakse meid uskuma panna, et vaid 8 tundi peale üllatuslikke rünnakuid New Yorgis olid nad suutelised maha võtma hoone number 7? Kuidas on see võimalik, ilma et oleks ette planeeritud?
Ja kui juba oli planeeritud lõhkelaengud ette paigaldatud hoonele number 7, kas siis on võimalik, et laengud olid ka hoones number 6 ja 5 või 4 või põhjatornis või lõunatornis? Ja tornid varisesid. Põmm, korrus korruse järel, nagu oleks tegu olnud juhitud lõhkamisega. Nagu igale korrusele oleks paigaldatud laengud. Just laengud. Ülevalt kuni alla välja. Ja ka täna räägivad kokku varisenud hoonete tolmuosakesed oma keelt. Nii peen tolm saab tekkida ainult lõhkamistööde käigus. Peen tolm, mis kattis tänavaid, autosid ja tungis ellujäänute kopsudesse. Kogu maailmale on esitatud, kui just mitte täielikku valet paljudest 11. septembri sündmustest, siis kindlasti versiooni, milles on piisavalt vasturääkivusi, et seada kahtluse alla peamine, kes ikkagi korraldas rünnakud Ameerika vastu. Kas olid nendeks paberinugade ja korgitseridega varustatud kaaperdajad või võimas Ameerika sõjalis-poliitiline monstrum, kes oma ülbuses ei viitsinudki plaanida paremat näitemängu. Eeldades juba ette, et massimeedia kajastab sündmusi lõppkokkuvõttes nii nagu vaja ja üksikute kahtlejate hääled ei suuda niikuinii õigeid kurjategijaid vastutama panna, sest nende päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Kuid kas nad ikka saavad ennast tunda jumalasemikena maa peal? Ma usun, et ei saa. Nad ei vääri seda au ega kuulsust, sest nende valel on lühikesed jalad. Isegi siis, kui ajalugu võltsida, tuleb nii mõnelgi neist asuda kõige vägevama kohtu ette oma tegudest aru andma. Kuid vaatame nüüd 11. septembri põhisündmusi lähemalt. Nii nagu ametlik versioon kinnitab, rünnati torne eeldatavasti terroristide poolt kaaperdatud reisilennukitega. 15. aprillil 2004. aastal said Juturaadio Powerhour tegijad uudisenupu, mis juhtis neid veebisaidile www.lestroll911.org. Saidi korraldaja Phil Jaihan võttis videoklippi torni rünnanud lennukist ja uuris seda kaadri kaupa. Ja see, mis ta avastas, oli jahmatav. Selles olid mitmeid erinevaid anomaaliaid, mille kohta tuli kindlasti esitada küsimusi ja neid uurida. Esiteks, mis oli kinnitatud põhjatorni ramminud lennuki põhja alla. Seal oli selgesti eristatav moodustis, mida ei ole kindlasti ühelgi liinilendu teostaval lennukil. Ja teiseks, mis oli see lühike sähvatus, just moment enne lennuki kokkupõrget hoonega. Kui Juturaadio inimesed esmakordselt seda lõiku vaatasid, siis tekkis neil kahtlus, et see võib olla vabalt monteeritud ja fabritseeritud. Ja nad tahtsid ise asja uurida. Nad otsisid üles DVD, mille olid ostnud just peale sündmusi, pealkirjaga Ameerika mäletab ja mis oli välja antud CNN-i poolt. Interneti vahendusel on need DVD-d ka meile kättesaadavad. Nad võtsid selle DVD ja panid oma mängijasse ning nägid kõike seda, mis oli eelpool nimetatud veebisaidil kirjeldatud. On teada tõsiasi, et vahel on parim viis midagi varjata, näidata seda nii, nagu ta tegelikult on. Seda videoklippi, kus lennuk sööstab maailma kaubanduskeskuse torni, on arvatavasti kõik näinud palju kordi ja samuti on sellest ülesvõtteid ja neid fotosid avaldatud sadades ajakirjades, kõigile avalikuks vaatamiseks. Kui vaadata seda videoklippi aegluubis, kus lennuk läheneb põhjatornile, siis on selgesti lennukikere vaatlemisel näha, et nagu oleks selle külge kinnitatud suur sigarikujuline ese. Ja just kokkupuute momendil toimub eresähvatus.
Ühesõnaga, lennuki kere küljes oli midagi, mis sinna ei kuulunud. Ja lennuki kokkupõrkel torniga oli selgelt näha sähvatust, mis peegeldus isegi lennuki kerelt. Mõned on öelnud, et see on valguse mäng, et see on peegeldus. Kuid pange tähele, et kui hoiate peeglit ja püüate päikest, siis peegeldab see peeglit tagasi see valgus ainult ühes suunas. Ja järelikult peab seega peegeldus olema nähtav ainult ühe kindla nurga alt vaadatuna. Ja kui vaadelda seda kokkupõrke momenti erinevate nurkade alt, siis igal videol on näha kokkupõrke momendil toimunud sähvatust. Pole mingit kahtlust, tegemist ei ole valguse peegeldamisega, vaid tegu oli kas plahvatuse või raketi poolt tekitatud sähvatusega. Midagi juhtus, midagi sellist, mis polnud kindlasti terroristide kätetöö. Ja kui tule tagasi veel kord objekti juurde, mis oli lennuki kere küljes, siis tasub endalt küsida, kas midagi nii suurt oleks jäänud märkamata reisijate, meeskonna, pagasitöötajate või muu teeninduspersonali poolt tavalises tsiviillennujaamas. Ilmne vastus oleks, et ei, seda oleks kindlasti tähele pandud. Ja see tekitab jälle küsimuse. Kust see lennuk siis õhku tõusis? Kas üldse oligi reisilennuk? Teleülekandest oleme kuulnud pealtvaateid hüüdmas. See ei olnud American Airlines. Ega siis olnudki. Ja nüüd tasuks eriti tähele panna, mida rääkis oma stuudiole sündmusi kirjeldav Fox News reporter. Stuudio ütleb, meil on siin liinil Fox News reporter. Kas kuuled? Küsib stuudio. Kas olid küllalt lähedal, et näha mingeid eraldusmärke lennukil? Ja see reporter vastab. Jah, kindlasti oli seal sinine logo. Ümargune logo lennuki esiosas. See ei olnud kindlasti reisilennuk, sest ma ei näinud külgedel aknaid. Ta lendas väga madalalt, ma sattusin täiesti paanikasse. Stuudiost tuleb vastuseks. Me kõik oleme sellest raputatud. Vaatame just eetris olnud videot World Trade Centeri ülemine korrus on leekides. Kui just natuke aega tagasi rammisid 2 suurt lennukit torne. Kui see, mis sa ütlesid, on tõsi, siis võis olla see ju kaubalennuk või midagi sarnast. Sa ütlesid, et ei näinud aknaid. Ja reporter kordab üle. Ma ei näinud mingeid aknaid külgedel. Nägin seda madalat lendamas. Ma olin vist kvartali kaugusel Brooklyni metroojaama juures ja nägin lennukit väga hästi. Ja veel kord, see polnud lennuk, mida olen harjunud lennujaamades nägema. See oli lennuk, millel oli sinine logo esiotsal. See otse-eetris antud tunnistus, mis välistab, et tegu on tsiviillennukiga. Kui see polnud tsiviillennuk, pidis olema kas eralennuk või siis sõjaväelennuk. Aga ma arvan, et eralennuk oli välistatud. Ja kui see oli sõjaväelennuk, siis seletab see võimalust, et midagi oli monteeritud lennuki kere külge. Phil Jaihan websaidi www.letsroll911.org korraldaja ja ka paljud teised on eeldanud, et see oli midagi, mis oli monteeritud lennuki kere külge. Paljud juturaadio Hoverboard kuulajad on endised sõjaväelased ja nad on nõustunud, et see oli ilmne võimalus. Kui liita see võimalus müstilise sähvatusega, mis esines just kokkupõrke hetkel, võime vist nõustuda, et see oli mingit laadi plahvatus, mis toimis nagu tikk, et süüdata tohutu hulk kütust, mis paiskus laiali hetkel, kui lennuk purunes. Ja kui vaadelda veel kord hoolega sähvatusi erinevate nurkade alt, on alus täie kindlusega väita, et sähvatus on täiesti omaette sündmus ja toimus enne, kui lennuki nina puutus ehitist. Samas on ka väidetud, et sädemed tekkisid lennukikere kokkupuutel hoonega.
aga nagu näha selgelt videolt, tekib sähvatus kerelt paremal ja enne kui kere puutub ehitist. Samuti on ka näha sähvatuse peegeldus lennuki kerel, mis tunnistab veel kord, et need on kaks täiesti erinevat sündmust. Kuid arvatavasti edastab seni kuuldud informatsioon veel vähe häirivalt fakte leidmaks, et meil ei räägida tingimata tõde, mis siis ikkagi toimus 11. septembril Pentagonis. Kuid uute ja täiendavate vastuolude ilmnemine sündmustest, kui lend 175 ründas lõunatorni, ei ole ka veel piisav, et kinnitada kindlalt vandenõu olemasolu ja et saada veel rohkem informatsiooni sündmuste kohta 11. septembril, mis näitaksid, et 11. septembril oli tegu hoopis muuga, kui ametlikult väidetakse, tuleks kindlasti analüüsida hetke, kui American Airlinesi lend number 11 ründas Põhjatorni. Nii nagu ma juba ka enne ütlesin, olid Prantsuse filmimehed tegemas New Yorgis dokumentaalfilmi New Yorgi tuletõrjujatest ja nende juhuslikult filmitud klipp on ainuke teadaolev lõik, kuidas lennuk rammis esimest torni. Kuigi sellel videolõigul oli lennuk liiga kaugel, et tuvastada detailset pilti sellest, kas ka sellel lennukil oli midagi kere külge kinnitatud nagu lennul 77. Siiski on üks sarnasus. Just siis, kui lennuki nina hakkab puudutama hoone seina, on ka näha selget sähvatust. Täpselt sellist, mis on suurepäraselt tuvastatav teise torniga toimunud lennuki kokkupõrkes. Ja samuti on selgelt eristatav peale sähvatust kaubanduskeskuse seinale joonistuv plahvatuse tagajärjel tekkinud suitsuvari, mis tekib enne, kui lennuk maja seina puudutab. See on ilmne tõend sellest, et midagi plahvatas ka selle lennuki küljes enne, kui lennuk kõrghoonesse sööstis. See videolõik, mis avalikkuse ette jõudis, on prantslaste dokumentaalfilmist, mis filmiti New Yorgi tänavatel 11. septembri hommikul. See dokfilm New Yorgi tuletõrjujatest pidi monteeritama alles päeva lõpus ja seda ei näidatud kunagi otse-eetris, sest tegemist oli ju üllatusrünnakuga. Seega, kui polnud otseülekannet, kuidas esimene lennuk rammis torni, kuidas seletada George Bushi järgnevat kommentaari rahvale? Küsimus saalist. Mis oli teie esimene mõte, kui te kuulsite, et lennuk rammis esimest torni? Ja George Bush vastab. Ma istusin koolimajas Floridas. Käisin väikevennale õpetusi jagamas. Saal naerab ja Bush teatab. Ma vaid naerjatan Jeb. Olen talle nagu ema. Bush jätkab. Istusin seal kui mu personali ülem. Väike paus ja siis ta jätkab veel, et enne seda kõndides klassiruumi nägin, kuidas lennuk esimest torni rammis. Telekas oli sisse lülitatud. Ma arvasin, et see oli eralennuk. Kindlasti on inimesi, kes püüavad vähendada selles saates räägitud asjade tähtsust ja proovivad näidata kõike kui mingit poliitilist jalgpalli. Võidakse ju öelda, et me oleme vasakpoolsed või fašistid. Me vihkame ameeriklasi ja oleme Bushi vastas. Kuid miski pole tõest kaugemal. Ei maksa unustada, et Clintoni administratsiooni ajal, kui päästeti valla raketirünnakud Afganistanis ja ka Saddami pihta, et hävitada seda, mis hiljem osutusid aspiriinitehasteks, kus ka samuti toodeti kemikaale. See kordub jälle. Sellel pole midagi pistmist poliitikaga. See on ainult seotud põhimõttega. Õige versus vale. Kui eelmises saates vaatasime sõnapaari vandenõuteooria, rõhuasetusega sõna teooria, siis täna on meil juba küllalt tõendeid, et väita, et tegemist on vandenõuga. Selle toetuseks on küllaldaselt tõendeid. Tegelikult on hoopis vandenõuteooria see mõte, et Osama bin Ladenil on mingigi seos
11. septembri rünnakutega. Ei maksa unustada, et 23. septembril 2001. aastal ütles rahvusliku julgeoleku nõunik Condoleezza Rice, et neil on tõendeid Bin Ladeni rollist 11. septembri rünnakutega ja nad avaldavad need lähiajal. Ameerika ja kogu maailm ootavad neid tõendeid siiamaani. Ja sellest ajast alates on Ameerika Ühendriikide administratsioon valla päästnud mitte ühe, vaid 2 sõda Afganistanis ja Iraagis, tuginedes mitte tõenditele, vaid just vandenõuteooriale. George Bush on öelnud, meil käib sõda kurjuse, mitte islami vastu. Me ei pea ususõda, me võitleme kurjusega. Piisavad faktid 11. septembri sündmustest peaks kõigile, vähegi mõtlematele inimestele andma selge pildi, kus valitseb see kurjus, millest Bush armastab rääkida. Eks varga peas ikka müts põleb. Meedia ja Ameerika valitsus on lihtsatele ameeriklastele väsimatult pähe tagunud, et 11. septembri rünnakute eest on vastutavad terroristid konservi avajatega. Aga kui analüüsime juhtunut, siis sähvatuste eest ei saa kuidagi olla vastutavad need terroristid. Samuti ei saa need niinimetatud terroristid olla seotud asjandusega lennuki kereküljes ega ka tiibraketi saatmisega Pentagoni. Sellest johtub ainult üks tõde. Käib armutu sõda. Sõda meie kõikide vabaduse vastu. Kuid seda sõda pole algatanud need, kellele seda ka au omistatakse. Kui palju meie vabadustest on piiranud Osama Bin Ladeni, Talibani, Al-Qaida või Saddam Husseini poolt? Vastus on, et polegi. Meie ja eelkõige ameeriklaste endi vabadused on võetud samade inimeste poolt, kes on vandunud neid vabadusi kaitsta. Demokraadid või vabariiklased Ameerikas, meie koalitsioonivalitsused siin Eestis ja paljudes teistes riikides. Vahet pole. Sõda käib vabaduse vastu ja luuakse uut, kaasaegset, orjanduslikku ühiskonda. Uued seadused Ameerikas, kodumaa turvalisuse seadus, Patriot Act ja terrorismiseadus võimaldavad piinata ja mõnitada ning vangistuses hoida süütuid inimesi, kelle ainus õnnetus on see, et nad püüavad säilitada omaenda identiteeti ning säilitada oma lastele seda, mis neile ka täie õigusega kuuluks. George Bush on öelnud süütute vastu sõjakäigule minnes. Nüüd on aeg, kus iga rahvas peab otsustama, kas olla meiega või olete terroristidega. Ja meie valitsus on otsustanud olla koos ameeriklastega. Kas teile ei tundu naljakas ja paradoksaalne, et meie siin Eestis hindame oma kangelasi, metsavendi, kes võitlesid punaste sissetungijate ja okupantidega? Me püstitame neile mälestussambaid ja nii edasi ja nii edasi. Aga samas ühineme samasuguste metsavendade püüdjatega, keda me peame kurjategijateks. Me nimetame ja liigitame neid kõiki terroristideks, nii väeteid kui ka naisi ja lapsi, kelle tõeline ja ainus süü seisneb selles, et nad sündisid oma esiisade maal. Mina olen Harri Raudvere ja te kuulsite järjekordset Nõmme raadiosaadet Jutud elust enesest. Olge meiega ka järgmisel laupäeval, samal ajal, sagedusel 99,3 MHz. Ma vaatan siis, miks on rahvuslusest saamas ka siin Eestis sõimusõna ja kui lühike võib olla rahvamälu. Ütlen juba ette, nagu haugil, mitte rohkem kui 4 sekundit. Seniks soovin teile kõike kaunist ja kohtumiseni järgmisel laupäeval.